tere hommikust, armsad sõbrad. Me siin hakkame vaikselt välja liikuma. Brenda veel siin kontuurib, eks ole. Ühelt poolt ja vähe kontuurimata. Nii et on hommik. Lähme sinna kuhugi outletidesse. Mina lähen kohvikusse. Mul on vaja natukene tööd teha. Brenda läheb shop-up veits. Yes. Siuke plaan ongi. Ma lähen shoppama. Mis vaatame edasi. Ma võtan teid kaasa shoppama. Vaata, mis pood on. Näitame seal on hästi palju. Ma nägin, et seal on Armani outlet. Ma pole just kunagi Armani outlet. Mina tahan mingi Totisse ja New... Mis see oli nüüd? Forever New. Forever New. City Beach. Ma tahaks mingi... No jah, ma räägin siia lihtsalt. Et ma tahaks mingid siuksed poode. Ma ei ole väga nagu... Ma ei tea, Quessi riided või asjad nagu, et mingi Quessi ja Nike ja mingi siuksed outlet... Champion ja outlet võiks minna. Aga et ma väga ei kanna tegelikult siuksed Quessi ja mingid siuksed riideid. Ei ole minu maitse. Püssile hääled sisse ja me otsime üles selle koha. Mis sarja me vaatame? Silo. Ma eile vaatasin seda, Essa osa vaatasime ära. Mina olen esimest hooaega näinud. Ja siis ma vaatasin veel teist osa, aga siis ma jäin magama. Väga põnev, väga crazy, mis seal toimub, ei tea. Ma nüüd hakkan hommikusööki sööma. Mina sõin ära juba hommikusöögi. Vana ja pirukas, mida eile tutvustasin juba. Issand, kui suur koer, nagu hobune. Just Pulme retriiver, tavaline ja. Ei ole. On küll. See koer siin, ma vaatasin teda. Giga outletidesse jõudnud. 4 tundi parkimist, 66 taala. Päriselt või? Jah. Oota, mis asja? Kui me ostame midagi, siis saame tasuta? Ei saa. 50% saab alla. Oota, miks me siin pargime siis? No, sest et me oleme... Ega siin mujal kuskil odavamat ei saa. Davai. Ja ma läksin minna teised outletisse ka, aga seal oli mingi 4 korda vähem poode. Okei. Et... Okei, 50% saab alla, siis on 30 taala parkimine. 30 taala päev, mis seal ei ole. Päev, mitte 4 tundi. No see on 4 pluss, nagu 4 tunnist edasi on 30. Siis me oleme niikuinii siin üle 4 tunnist, sa teed tööd niikuinii ja särki vaata. Just. Okei, siis on fine. Nii, oleme jõudnud ostu siia, kus iganes outletide keskusesse või siia söögikohta ja vaadake, siin on Thai Place. Nii et siit ma võtan lõuna, ma arvan. Aga eks näis. See on päris suur seal taga ka. Hans praegu otsib, kas ta saab siia jääda kuskile läpakaga tööd tegema. Tal on vaja, mingi hetk on pistikutel vaja. Mõistlik oleks kohe pistikuga koht leida. No ma tulen jalutan suga veits ringi, vaatan, kas ma leian mingi kohviku. Kas sa tahtnud juua midagi? No ma vaatan, kui ma leian mingi koha praegu. Ei paista midagi, mida ma tahaks. Tavaiks. Hakkame pihta. Ei tundu üldse nagu see oleks mingi outlet, mingi kole, vaata, mida sa ette kujutad, mingi laahoones, mingi suvaline outlet, nagu et see on päris full ostukeskus tegelikult. Lihtsalt outlet. Ma ei tahtnud enne siin poes filmida, aga ma just käisin Forever News. Mäletad, eile ma proovisin ühte pruunimantlit ja täna siin Forever News oli sama mantel ja kasukas ka. Ja seal vahepeal on segane veits, et tervel poel on mingi soodushinnad ja siis veel, ma ei tea, saad -20% veel kõigelt maha, mida iganes. Aga seal ei olnud mingit nagu midagi sellest juttu, nii et ma küsisin, kui palju seal siis see tagi ja need maksavad, siis see oli täpselt sama tagi 150 taala. Ja ta ütles, et nendel ei ole midagi offi. Ehk siis eilses nagu reaalselt tavapoes oli 50% off nendele tagidele ja täna siin outletis on see täishinnaga. Nii et ma lähen homme sinna ostukeskusesse võib-olla. Hea, et käisin. No ma oleks niikuinii täishinnaga ostnud.
okei, mis on mul roosast jakist arvata? Mega nummi ju. Must on ka, aga mustaga käivad kõik ja must on igav. Nii et ma mõtlen selle roosa peale. Nii, ma jätsin selle roosa kasuka praegu poodi, mulle räigelt meeldib. Ma arvasin, ma ütlesin mingit beeži kasukat endale, aga kõik on musta värvi ja nüüd ma leidsin selle roosa. Mustad mulle üldse ei meeldi, need ei sobi mulle. Aga ma ei mäleta palju see beež. K-Mardis oli üks beež hästi odav, aga see olnud nii ilus ka ja soe ja kvaliteetsem. Igal juhul see karvane kasukas on praegu soodu 40% oli alla, ehk siis ta on praegu peaaegu $80. Ja ma nüüd lähen kõnnin veel poodides ringi, aga mulle nagu meeldib. Ma mõtlen, kas see roosa on too much või see on lahe. Ma arvan, see on lahe. Ja ma mõtlen natuke sellele, ma lähen vaatan, kas ma leian veel kasukaid. Ja siis, ma panin Instasse selle story, nii et vaatame, mis inimesed ütlevad selle kohta. Kas see roosa on äge. Ma mõtlen natuke. Ja nüüd ma lähen totisse. Ma ei tea, mida teha nüüd. See on ilmselgelt nagu ei ole nii soe ja siia ma ei paneks salli midagi, ehk siis ma oleks kurk padjas nii-öelda. Ta on ikkagi nagu soe ja seest vooder ja kõik asjad, aga nagu ta veits teistsugune. Tean, et see pruun sobib nagu paremini kõigega. Aga see on nii igav, kõik kannavad seda. Ju, see on ilus. Ma arvan, ma peaksin selle võtma, aga ma võtan roosa. Ma ei tea, kas teil ka, aga minul tihti juhtub shopates selline asi, et ma ei käi väga tihti poodides ja kui ma käin, siis ma käin nagu ostan mingeid asju, mis ma vaja on. Ja kui ma vahepeal niisama käin, siis mul juhtub ikka see, et nagu ma vaatan ainult kleite või ainult seerikuid või ainult püksud, mingi periood on või ainult käekotte. Ja kunagi ei ole bluuside aeg, nii et täna on bluuside aeg. Ja alati on see, et ma ei tea, ma ei leia kunagi bluuse või ma millegi pärast leian alati muid asju bluuse. Nii et täna ma reaalselt, mul on hunnik bluuse. Okei, kuna mulle pakuti, et selle bluusil on kombo seega, siis ma proovin seda ka. Sest mul on bluuside kriis alati, sest ma ei viitsi neid kunagi osta ja proovida. Kleite on palju lõbusam proovida. Me jõudsime siia kell 10, peale 10. Kell on 2, ma olen mõnes poes käinud. Siin on mu kotid. Ja ma ei tea, Hans ei ole ka endast märku andnud, ma lähen vaatan, mul on kõht nii lühi. Aga kas sööma midagi? Nii et ma ütlesin lõunaaeg, nagu see toidutänav on rahvast täis. Alo. Šampaja. Nii, siin on minu asjad. Nii lähe kotte. Eks ole, sama. Nagu nii kaua aega läheb kõikides poodides, sest asjad on täis topitud, vaata. Ja siis järjekorrad on ja siin on räigelt palju rahvast. Igal pool on järjekorrad, poes on nii palju inimesi, et nagu kõik jookseb pikalisu. Nii et ma ei ole nagu midagi saanud. Nii, vaata, mis siin Tai värkis on. Nii, tellisime ära. Küll kohe näitame, mis me tellisime ka. Aga nüüd lähme otsime endale istumiskoha. Saime laua, saime pistiku koha ka veel. Enne käisin kogu selle koha läbi, siin ei olnud kuskil. Ja nüüd leidsime, oli laud vaba, kus oli pistiku koht ka. Super. Nüüd on veits salvataid, see laud on kleetud veits. Me võtsime siis riisi, 2 riisi, massamangarri ja red curry 2 peale. Või share'ime selles mõttes. Just. Ja see suht kaua läks aega. Nii et tundub, et aus värk siis ei ole kuskilt külmkapist võetud ja mikrokasse visatud. Ikka mingi 15-20 minutit läks aega. Nii massamangarri ja red curry. Ma olen nii elevil. Ja kokku oli $35. Et eks ole näha, kuidas mängib. 2 lõunat. Jah. No ma lihtsalt tahan öelda, et enamasti inimesed on harjunud, et on sul karri ja siis nagu, et tegelikult ongi see, et sul on karri ees. Oletame, et mul on see karri ees tegelikult. Siis ma söön seda karrit ja siia kõrvale ma võtan riisi. Tegelikult süüakse karrit niimoodi. Mitte supina. Sa võtad massamann või? Kuidas on? Väga hea.
kunagi ei suuda otsustada. Kumb karri on mu lemmik? Kas Massaman või Red Curry? See nii hea lihtsalt. Ma ütleks, et täna on Massaman parem. Massaman on parem või? Minu arust küll. Võimalik, ma praegu sain ühe ampsu, ma kohe proovin lihaga. Nii leen kui ka liha on parem Massamanis. Ma olen nõus. Jah, Massaman võitis. Hans proovis esimest korda pulmasõrmust, abielusõrmust. Siit. Nüüd küsisime, nüüd saame kohe hinna teada, millist me tahame. Lüüakse hinda kokku. Me ei olegi teile rääkinud ühest väga heast häkist. Seda räägime siis, kui õhtusöögile jõuame, kuidas hea hinnaga süüa saada väljas. Aga igal juhul me siis otsustasime, et me tuleme täna shoppama, siis me lähme koju, sätime valmis. Mina tegin tööd. Hans tegi tööd, jah. Mina shoppasin ja siis meil oli plaanis, et me lähme koju, sätime ja lähme välja sööma. Aga kell on nii palju, et me ei jõua enam välja sööma minna. 35 minuti pärast on meie reservatsioon. Ja me ei saa seda edasi lükata, saate varsti teada miks ja mis värk sellega on. Aga põhimõtteliselt siis meie plaan oli see, et me ei lähe üldse või siis lähme otse. Aga Hansul on siuke dressikas ja tal ei ole midagi muud. Mina ostsin endale, okei, seda te näete kohe, ma ikkagi ostsin selle ära. Nii et mina tõmban selle selga ja olen üsna viisakas. Ja Hans ei ole, nii et... Ma sain uued tossud endale. Jah. Ma olen uued tossud. Ostan Connorist uue kampsuni endale, niikuinii läheb vajana. Ja kampsunit on vaja või mingit jakki, nii et lähme käime Connorist läbi. Hans ei viitsinud täna shopata, aga tossud ma kuidagi pressisin lõpuks välja talle. Et uusi tosse on vaja, nii et nüüd lähme käime Connorist, võtame ühe kampsuni Connorist. Mul pea valutab, ma olen väsinud, ma olen 14 368 sammu kõndinud edasi-tagasi poodides. 8,5 tundi siin. Ja 8,5 tundi. Ma olen üliväsinud ja ma ei saanud pooli asju, mis vaja oli. Okei, ma tegelikult sain päris palju asju, mitte pooli. Ja niimoodi valutab. No näed sa, Brenda, 2 sotti üli kannad, see pulmaks valmis. Kõmgi. Kuidas abielusõrmus valik läks? Minu sõrmus oli 2 korda kallim kui Brenda. Mida Helvet? Nii et, aga ei, ma nüüd sain teada. Ma ei tea miks. No enamus vist pulmasõrmused meestele, mis ma vaatasin, oli 4-8 mm, mis ma olen nagu uurinud online'is. Ja siis ma eeldasin et keskmine 6 mm. Ja mulle meeldiski 6 kõige rohkem tegelikult nii, et see nüüd on hea, nüüd saab vaadata ringi. Alla 6 ei saa kindlasti olla. Alla 6 on liiga kitsas. Aga ma arvan, et see on hästi suhteline, et nagu ikkagi kui paksud su sõrmed on ja nii edasi. Mina proovisin, sai siis selline kihlasõrmus teemantite otsas on ja siis oli plaan, et kollane kuld on siin all, et siia siis tuleb kollane kuld siia alla. Proovisin, jube kole. Ja pidime vaatama, et vaatasime, et tuli ikka teemantitega ja minu teemantitega sõrmus oli odavam kui Hansu. Üle poole odavam. Jah. No jällegi me oleme praegu outletis on ja, et siin on nagu praegu mingi 40% off ja mingid siuksed asjad, pluss paksu aasta lõpp on juunikuu, algab tasub oma shoppamine ja juulikuusse, siis on kõik asjad palju soodsamad. Aga jah, seal oligi, et kõigepealt siia alla tuleb abielusõrmus, siis tuleb kihlasõrmus, siis kui saab mingid teatud aastad täis või kui sünnitad lapse, siis tuleb järgmine, siis lõpuks on terve sõrm täis. Räägite meile sealt siis? Räägite. Mulle nagu rohkem vist, jah. Jah, sulle jah. See on ikka päris jõhker. Suur outlet, Parkla, mingid bussid sõidavad siia. See rahvad, mis siin oli, crazy, lihtsalt poodides ei mahtud vahepeal, nagu ei mahtudki poodi sisse. Nii palju inimesi. Ja arvatavasti poodi ei näinudki. Ei näinud, jah. Ma ei jõudnudki nendele teistele korrustele. Käisin kogu aeg ringi rattas seal ühel korrusel. Siis mingi hetk mul tuli meelde, et üleval on New Balance'i pood ja Nike pood, et ma lähen korraks vaatan sealt jooksutosse. Ja siis läksin tagasi alla Plätibussi, sest seal oli parema hinnaga samad tossud. Igal juhul me lähme nüüd autosse, viskame teise riided selga, või mina viskan oma roosa jakikese. Ja siis me lähme sööma ja siis seal räägime muud juttu ja siis pärast lähme koju ja siis ma teen hauli teile. Parkla
moeshow hakkab nüüd. Jah, hakkame nüüd riide taha. Auto on nii sinna taha pargitud, me ei saa pagassi ligi. Nii et vahetame ära. Sihi ära siit selle. Niimoodi. Mul tegelikult peaks selle dressika ära võtma, siit see ei sobi siia. Võta dressist ära siis. Aga nagu mul on seal pärast ju külm. Seelik. Mul on seal taga ka veel. Minu transformatsioon on tehtud. Uus jakk. Uued ketsid. Kõmm. Lähme sööma. Pole vitsi uusi ketsi panna. Ja ikkagi otsustasin, et ma võtsin dressika siit alt ära. Nüüd ma olen bluusiga, nii on ikka parem. On saa sisse? Hi! Nii Brenda, tere tulemast La Majestique'i Fusion Euroopa köök. Väga lahe. Mul pea nii hullult valutab, et ma ei tea, mis ma teen. Mart, ikka pits viina aitab. Minul on välja pakkuda, mis me võiksime ERO-aks võtta. Ma isegi pole jõudnud vaadata, mis siin on. Kas sa loed ka, mis siin on või? Tahad, mul on sulle kõik ette ühe kogu. No. Anšalin supp, siis on lobster, pisk. See on maarist, jah? See ei ole ju pidi, see on see normaalselt maar, jah? Ja. Liimsupp on see. Okei. Siis on mushroom supp, siis on krediibusketad ja siis on escargot. Mis on? Escargot on Teod. On see kõige käsiga. Siis meil on siin kalmaar, siis on krediib, tegelikult postid, kahatiivad, kartulisektorid ja mozzarella ja halloumi juustusikud. Ma olen nõus, et võtta seda lobsterit tibuduses, ma ei tea. Liimsupp. Joo, liimsupp. Ma olen mingit liimsupp söönud, mitte restoraanis. Ma suhta teadma lobsteri. Ma annan sulle lobsterit, võtame Sherry võttes, aga ma tibu võib-olla ei taha. Nii, igal juhul me oleme restoranis nüüd ja me kunagi ammu tegime ühte asja, kus me käisime restoranis niimoodi, et sai -50% alla. Ja vahepeal unustasime seda täielikult ära, sest no ilmselgelt seda paariks aastaks reaalselt me ei teinud seda mingi 2-3 aastat. Aga no ilmselgelt seda ei saa Griffinis teha selles mõttes või nagu mõnes väiksemas linnas, et sa saadki teha seda mingi Brisbane'is, Gold Coastil, tegelikult väiksemalt mingi Newcastle'is võib ka vabalt olla mõni restoran või midagi. Me oleme täna restoranis niimoodi, et me maksame ainult 50% offi. Toitude pealt. Joogid ei loe, aga toitude pealt. Selline teenus Austraalias nagu First Table ehk esimene laud. Ja selle mõte ongi siis see, et restoranides tavaliselt kella 5 keegi ei taha õhtusse minna, siis see teenus algas sellena, et sa oleksid see esimene laud, kes läheb ja sellele tänutäheks siis saad -50%. Tihti on vaata see ka, et kuskil nagu eriti väljas terrassidel kuskil ookeani ääres on tühi. Et siis on nagu keegi ei taha tulla, et siis on need inimesed seal. Ja siis sa pead lihtsalt ostma sellise nagu kupongi $10 eest ja siis saad 50% oma toiduarvet alla. Nagu Brenda ütles, jook ei lähe sinna alla. Aga nüüd, kui me selle esimest korda käisime selle 5-6 aastat tagasi ja nüüd, kui me selle uuesti avastasime, siis nüüd on väga palju kohti, kes lubavad seda teha terve õhtu. On mingid asjad, mis on välistatud, võib-olla mingid kombopakkumised või mingid, no osades kohtas on need mingid õhtupakkumised ka, eks ole, et täna õhtul on, ma ei tea, steak on $25, siis ilmselt sellele see ei kehti. Aga nii, et minu arust väga lahe viis, kuidas uusi restorane leida. Nii et ma mäletan, et kui me selle avastasime, ma ei käi enam kunagi kuskil söömas, et alati lähme kell 5. Ma võin kell 5 õhtus sööma minna, mul jumala suva vaata, ülitore. Aga ma ei tea, kuidas. Ma arvan, oligi, me kolisime Griffithisse, sest me täiesti unustasime ära. Ja ma ei tea, kus me kellegiga rääkisime, siis mul tuli meelde see lambist. Nii et soovitame First Table ja mingi sööge pool odavamat. Me vist saame mingisugust linki ka jagada. Kui meil on linki jagada, siis me paneme kirjeldusse. Me paneme lingi alla. Mina ei tea, äkki saate rohkem siis soodukat või saame meie midagi või mida iganes. Igal juhul, minge vaadake, link on video all. Sest nüüd Uus-Meremaal on ka seesama teenus. Uus-Meremaal on ka seesama teenus. Korda, mis on siit, ma ei tea, kas te kuulete või mitte. Igal juhul, ma hakkan nüüd Antsuga juttu rääkima. Tšau. Brenda lobsterpisk priiskasime. See tegelikult ei olnud üldsegi seal -50, aga priiskasime lihtsalt. Ja minu, ma tahan kogu aeg seened öelda. Teod. Minu teod. Nii et vaatame, mis saab.
teod olid nii bängerid, et ma soovitan nüüd kõigile, et sööge tigusid. Ma ei tea, need olid igastahes super head ja Brenda see lobsteri pisk ei olnud nii head kui teod, aga mulle väga meeldib ka. Meil pearoad toodi just lauda. Brenda, mis sa arvasid rogadest? Sama. Teod oli nii maitsvad, üli head ja ma uuesti seda, mis see teine oli? See lobsteri, see pisk. Lobsterit, ma ei tea, mis ta eesti keeles on. Selles mõttes, ma olen seda varem söönud päris mitu korda kunagi ammu. Ja ma tean, miks ma rohkem pole söönud. Tal ei olnud mitte midagi viga, aga nagu teod olid lihtsalt nii palju. Okei, vaadake seda. Ja kõik tuleb siis nüüd tuppa viia ja homme hommikul tagasi siia. Siin on kõik kraam, mis ma sain siis. Ühed tossud on Hansule siit, aga... Nii, hakkab siis vaatama. Ma ühe bluusi panin praegu selga. Kollase ja pruuniga. Siin on ülihalb valgus. Igal juhul see oli 35 taala, ma sain selle 20-ga. $8 soodukaga, lihtsalt siuke mingi švakas asi. No muidugi, nägite minu kasukas. Roosa kasukas väga mõnsu, selle sain. Ma sain hunniku bluuse. Selline bluus. Sain ma Totist. Selle täishind oli 60 taala. Soodukaga oli see 40 taala. Aga täna outletis kõik bluusid olid $15. Nii et selle bluusi täishind on $60 ja ma sain selle 15-ga. Kuna seal oli kirjas, et ta on mingi setiga, siis tegelikult seal oli musti ka, aga ma tahtsin pruuni. Nii et siis selline seelik, kus on all see pits. Kõik seelikud täna olid $20. Ja ma sain selle $20-ga. Ja see seelik sobib ka selle bluusiga üli hästi. Võib-olla pärast midagi panen selga, et näidata. Järgmisena sain ma samamoodi siukse täpilise bluusi, samamoodi Totist. Täishind 60 taala, vahepeal soodukaga olnud 40, täna oli 15. Ja selle teine osa on selline seelik. Samamoodi ma sain selle 20 taalaga, selle seeliku täishind $70, vahepeal soodukaga olnud 50 taala, sain $20-ga. Ja siis see vist on üks mul lemmikuid. Niimoodi, need krookad, siuksed satsid. Väga mõnus suvine, igal juhul selle võtan reisile kaasa. Okei, sellel ei ole seda silti juures. Ühesõnaga, mingi sott enam-vähem maksab, ma sain selle $15. $15, kujutad ette. Ja teine, selline linane, valge, sarnase lõikega. Selle täishind $80. 60 taala on soodukaga olnud, ma sain selle täna $15. $15 linane, valge kleit, ma vaatan, siin on vist üks plõkk. Ja siis selline väga ilus õhtukleit. Okei, ma näen, siin on vist väike nii jupp väljas. Igal juhul ta on kortsus, aga ta on selline pruun, maani, pikk, ilus kleit. Täishind oli 110, soodukaga 40 ja selle ma sain 35 taalaga. Ja siis Totist veel, lihtne must nööpidega bluus. Täishind 40 taala, vahepeal olnud soodukaga 30 taala, sain 15-ga. Ja siis on mul selline seelik täppidega ja suurte täppidega. Ma otsisin nii kaua suurte täppidega kleiti. Kleiti ei leidnud, nagu ma mõtlen mitte täna, vaid ma olen otsinud selliste suurte täppidega kleiti, ma arvan, mingi aasta otsa. See on ostetud Valley Girlist ja selle ma sain 10 taalaga. Siuke. Ei. Ma ei tea, ühesõnaga, siuke bluus. Jep, selline bluus. Ja siis ma sain omale siit, siin on pesu, seda ma ei näita teile, aga siit ma sain trikoo ka. Ja siis ma sain, ma ei tea, mingid siukseid asju, aga need on need kroksi need vist või ma ei tea. Igal juhul, siis ma sain sellised, vaadake kui lahedad need on. Sellised New Balance'id olid Plätibussis müügis. Täishind oli ümmarguselt $180 muidu ja need olid täna 50 taala pluss sai 20% veel alla, nii et ma sain need tossud $40. Ja siis ma sain sellised tossud samamoodi. Täishind on 180.
ja need olid kas 80 või 70 oli soodukaga ja ma ei tea, sealt vist minu meelest olid ka 20% alla. Lööme need kõik asjad kokku. Mul on siin hunnik tšekke. Vaatame, palju need kõik asjad kokku maksma läksid. Siit juures veel ma ütlesin Hansu tossud ja Hansu jakk, kus see on? Hansu jakk on Connorist. Selline jakk, väga ilus. Minu meelest selle täishind oli äkki 150 või midagi sellist. Saime $70. Nii et siuke Hansu jakk oli ka veel, on ka veel siin asjade sees. Ma nüüd just lõin kokku, palju see kõik maksma läks. Ja ma ütlen teile, et ma põhimõtteliselt sain siis 3 kleiti, pesu, trikoo, 3 seelikut, 6 pluusi, 2 jakki, Hans sai 1 jakki, mina sain 1 jakki, 3 paari tosse. See kõik läks maksma $502. Aga kui ma oleks ostnud asjad täishinnaga, Hans, kas tahad pakkuda, palju oleks see kõik maksma läinud? 1172. 1633. Puhum säästu vennad. Point on lihtsalt see, et me teeme tavaliselt iga paari aasta tagant sellist asja, käimegi outletides ja ostame kõik asjad ära, mis sealt vaja on. Tossud, mingid jakid, mingid sellised asjad, mida nagu jooksvad. Mille jaoks on vaja käia rohkem ringi, proovida värk-särki. Mega hea, miks peaks üldse käima kuskil tavapoodides, ütleme. Kõik outleti reaalselt muidu, nagu mõtle, see on mingi 60%, 70% sotsam praegu kõik. Just. Ülikõva. Ma olen mega väsinud. 8-9 tundi lihtsalt tiirutasime ringi. Ja see outlet oli mega suur, ma ei jõudnudki teistele korrustele. Kõndisin ainult ühel korrusel. Ma korra käisin teisel korrusel, kus oli New Balance ja Nike'pood, aga rohkem ma sinna väga ei jõudnud. Üksikud asjad saan endaga kaasa võtta ja teised asjad lähevad Hansuga koju. Ja homme lähen mina lennuki peale. Tere hommikust, armsad sõbrad. Tervitame teid siit Melbourne'i CBD-st, kuhu me oleme jõudnud, et tulla vaatama veel ühe korra sõrmusid, nagu eile rääkisime, siis lähme vaatame sinna. Brenda läheb võtab kohvisid. Lähme vaatame sinna, kust Brenda kihlasõrmus on ka pärit, nii et lähme käime sealt läbi. Ja siis juba mina lähen jälle selle trailerile järgi, või lähme tegelikult koos, sest et koju lähen mina üksinda täna. Nii et eks siis ole näha, aga Brenda praegu võtab kohvi. Igal juhul käes on laupäev vist. Laupäev, 13. juuni. Me käisime kohvi joomas, me käisime pulmasõrmuseid valimas. Või abielusõrmused on need eesti keeles, eks ole. Me käisime tegelikult eile juba outletis ühes kohas, lihtsalt tahtsime teada Hansu sõrme suurust ja et mis üldse võiks sobida. Täna käisime siis seal kohas, kus kohas minu kihlasõrmus on disainitud ja tehtud. Nii et tegelikult disainisime meie, selles mõttes seal lehtine. Ja tuleb välja, et võib-olla ostame abielusõrmused ka sealt või? see on võimalik. Eks on enam praegu hetkel hinna pakkumist kokku. No, oli nagu tore ja kuidagi... Ei, see on alati väga tore. Ja see vist oli üks põhjus ka, miks me vist sa sinna meid üldse viisida. Et selle koha nagu põhihaip, miks sinna soovitati minna, oli see, et ülihea ja personaalne teenindus. Aga hiljem, kui ütlesin perekonna nime, siis see tüdruk ütles, et ta mäletab meid, kuigi tema üldse ei tegelenud meiega. Aasta tagasi me käisime seal, ma ei tea, miks ta meid mäletab. Siis ma kõndisin välja ka, et mul on sulle mingi noniik, millega me siis meelde jäime, et nagu tavaliselt mingid kliendid jäävad sul mingi põhjusega meelde, sul jää niisama inimesed meelde vaata. Nii et me ei tea seda. Nii et jah, see sai tehtud ja nüüd Hans läheb, me läheme võtame selle treila peale, mis meil siin Legendaarne treiler. Külge jäi. Ja siis Hans viib mu lennujaama, seda ütlesid juba või? Oota, ma ütlen uuesti. Hans viib mu lennujaama. Mida? What? Aga ma räägin, see on minu jaoks üllatus. Ma sain selle üllatuse paar nädalat tagasi äkki või? Nii, tšau. Huvitav vlogi algus. Ma olen tööl hetkel ja miks ma seda videot tööl teen on sellepärast, et siin ei ole Brendat. Ma rääkisin Kaisaga, Brenda ühe parima sõbrannaga, kes elab Gold Coastilt. Võib-olla olete kuskil vlogides, Bali vlogis äkki või kuskil olete näinud Kaisat ka, Kaisa ja Marek. Ja nad elavad Gold Coastil. Ja Brenda on ammu rääkinud neile külla minemisest ja kuna me praegu pakkisime poe kinni ja ootame, kuni me saame oma uue pinna kätte, siis praegu on nagu ideaalne aeg. Nii et ma just ostsin talle, rääkisin Kaisaga, et kas neile sobib ja ma ostsin nüüd 3 nädala pärast
saadan siis Brenda nädalaks Gold Coastile, nii et just ostsin tal lennud ära. Me mõtleme veel Kaisaga, kuidas teha mingisugune üllatus, et kuidas me talle need piletid anname, et teha midagi lõbusat. Nii et vaatame. Hallo. Tere. Mis teete? Alexa, stopp. Nüüd sai valmis toit või? Jah, liha valmis. Sööma hakkame. Mis te teete? See on kopad all või? Jah. Niisama, ma mõtlesin, ma hellan sulle ja küsin, et mis kell me 13. sulle lennujaama vastu tuleme. 13. või? Jah, juunil. No ma ei tea. Ma tahan su nägu. Ma tean, äkki pead siis vaatama, millal tulevad sulle. Mis asja? Oota, mis asja? Ma ei saa midagi aru. Kus on sihtkoht? Siin. See on 13, või? Otsid mu lennupiletid, või? Mis asja? Üllatus. Tule siia. Te olete vlogis. Älge vlogile, tšau. Teie Nii vlogis. et tšau vlog. Teie vlog muidugi. Okei. Oota, mis asja? Rääkige nüüd, mis värk sellega on? Sa lähed sõbrannale külla. Okei. Millal, mis ajast te seda sepitsenud olete siin? Eilsest. Mina mõtlesin varem, aga eile ma kirjutasin Kaisale ja... Ta teab, et varem ei oleks saanud, sest ma ei oleks saanud. Jaa. Nii et ma lähen Kaisale ja Marekule külla nädalaks chillima. Ja Gold Coastil on kõvasti soojem kui siin, nii et see on ka väga tore. Lisa sinna otsa. Meil on hetkel siin põhimõtteliselt keskpäev, nii et nii soojaks kui enam läheb. Meil on hetkel õues 16 kraadi. Kullakal vist on siuke 23-24, nii et... Ja siin meil siis nagu tuul puhub ja Antarktika lähedal ja jube külm on siin. Kuna me tahame, et Hans jõuaks enam-vähem valges koju, Hans peab hakkama kodu poole liikuma ja mina ei viitsi kohvritega mingi mööda linna ringi paarutada. Ühesõnaga, Hans viib mul lennujaama ja minu lend läheb 6.30. Jah. No lend läheb 6.30, lendame mingi 2 tundi või sükest või lendan. Ja kell on praegu 12:30. Me jõuame kuskil 12:30 või sellist jõuame lennujaama. Kas sul on abi vaja, Hans, või? Hans, võtame oma treila ja... Lähme siia, siin on mega kitsad tänavad. Kus kohast me peame tulema? Mööda seda tänavat oli jube keeruline seda saada alguses. No, mis meil siin ristmikul toimub? Entertainment, et ei peaks niisama passima. Jah, ta on nii rõõmus. Ma näen ainult kurikaid. Lendamas. Selja tagant. Ja siit ma lähen. Hans läheb koju oma propelleriga. Me oleme sellega lennujaamas, kui teada tahate. Ja siis mina hakkan liikuma.